et raha või ütleme, kontroll annab sulle otsustamise ja ütleme, eladagi, võtta otsuseid vastu ja elada nagu ütleme sihukest head turvalist elu. See on jällegi see, et mingis mõttes ta on ju nagu loogiline. Mul on vahendid, ma saan teha otsuseid ja ma nagu kontrollin. Aga ütleme, seda on jälle praegult ju väga hea näha, kuidas võtame kas või praegult selle, kuidas inimesed, kes läksid Dubaisse puhkama. Ja ma tean ka tuttavaid, kellel on, ütleme, palju raha, aga nad on lõksus seal. Ja see raha ei anna sulle sellel hetkel mitte mingit võimu ega kontrolli. Sa oled lihtsalt. Nüüd pigem on see, kui sul, kas sa hakkad ühesõnaga, kui sa satud sellisesse kohta, et alguses nagu tundus, et sul on raha ja võim, aga kui sa satud nüüd sellisesse olukorda, kus sa ei kontrolli enam seda, siis sul sellest rahast ei ole mitte mingisugust kasu ju. Sa oled seal lõksus, sa ei saa sealt ära lennata, su kontroll on täielikult kadunud. Ja nüüd tekibki see, kuidas sa suudad jääda selles olukorras rahulikuks ja et sa ei genereeriks seal igasuguseid hirmumõtteid, mis võib juhtuda, mis mu varast võib saada, mis mu elust võib saada, vaid hoopis see, et saad aru, situatsioon on selline praegult, kui sul on võime tulla kohalolusse, olla rahus, sa lihtsalt oledki, võtad selle selguse, mis hetkel on ja koged seda. Sa ei lähe paanikasse, aga ütleme, kui su elu on nagu, ütleme, üles ehitatud materiaalsusele ja see võibki anda sulle siis selle, et ma kontrollin kõike, siis sellises situatsioonis sa tegelikult ei kontrolli ja seal võivad siuksed inimesed väga kergelt hoopis murduda ja tekitada endale veel sügavamaid paanikaid.